Tere tulemast kuulama Eesti Mereakadeemia podcasti Tuleviku lainelööjad, kus räägime inspireerivatest lugudest ja teekondadest merenduse maailmas. Mina olen Ingeldri Raug, merendusentusiast ja teie saatejuht. Ja podcastis Tuleviku lainelööjad toome teieni lugusid, mis inspireerivad noori tulevasi merenduse spetsialiste ja pakume loodetavasti huvitavaid arutelusid kõigile, keda köidab meri ja selle avarad võimalused. Täna on meil külas Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, kes jagab oma teekonda merenduses. Räägib loodetavasti ka karjäärivõimalustest ja sellest, et kuidas merendus võib olla põnev ja perspektiivikas valik. Tere, Roomet! Jaa, tere kõigile ja kõigepealt aitäh kutsumast. Mul on väga hea meel siin olla ja ma huviga ootan, kuidas see podcast meil kujunema hakkab ja kuidas tegelikult terve see podcastide seeria välja tuleb. Öeldakse, et kui ollakse kas või kord sadamas koos tormivarjus oldud, et siis võib juba küsida, et kas me võime tänase podcasti ajal sinatada, Roomet? Jaa, absoluutselt. Ja mitte ainult selle podcasti ajal, vaid muidu ka. Ja muuseas Mereakadeemia peal ma ütlen kõikidele kolleegidele ja üliõpilastele, et minule võib alati öelda sina. Seda on hea kuulda ja võib-olla mõne potentsiaalse õpilase oleme juba sellega täna ära rääkinud. Aga ennem kui me tegelikult siin sukeldume tõsisematesse teemadesse, et alustame väikese mänguga ka. Nüüd ma siin natukene krõbistan. Meil on siin üks merendusteemaline ese ja Roomet peab kinni silmi ära arvama, mis asi see on. Et nüüd ma palun siin korraks assistendi abi, et tuleb aitab Roometile panna silmaklappi, sest ausõna peale me praegu siin veel ei usu, et silmad kinni püsivad ja kohe võtame selle eseme välja ka. Et nii palju vihjeks, et seda funktsiooni täitev ese võiks ikka igal pool laeva peal olemas olla. Nii, aga vaatame siis, kuidas Roomet hakkama saab. Hetkel see koosneb nagu 2 osast, nii et võid need mõlemad enda kätte võtta ja mõelda, millega siis tegu on. Ma saan aru, et meid on võimalik ka videopildis jälgida, nii et siis kõik, kes meid läbi video jälgivad, juba ilmselt teavad, aga ma siis püüan siit kirjeldada, et ma tunnen siin ühte pudelit, mis tundub, et on rõhu all. See on selline spreipudel, vaevalt, et see nüüd lihtsalt värv on, millega graffitit teha. Ja siin paremas käes ma tunnen ära ühe pasuna moodi asja. Ja ma tean, see peab olema igas laevas ja isegi jahtide ja väiksemate peal. Ja selle asja nimi on udupasun. No, kas julged sellega ühe piiksu teha ka? Kuidagi ei õnnestu praegu siin silmad kinni sellega piiksu teha, nii et aga las ta jääb. Ja, aga nüüd tead, elamuse saate sa võid ikkagi need silmaklapid ära võtta. Jah, aga sa arvasid ära, et tegemist on tõepoolest udupasunaga, et seal te siis millega siis on enda asukohast võimalik mere peal märku anda. Ja just nagu see udupasun merel annab laevast teistele märku, nii vist peab ka iga kool leidma õige viisi, et kuidas õpilase tähelepanu köita ja teda õigel kursil hoida. Et just sellest me täna oma podcasti esimeses episoodis Mereakadeemia direktori Roomet Leigeriga siit teele läheme ka. Aga räägi natuke võib-olla alguses enda teekonnast ka, et kuidas sa jõudsid merendusi, nii, et mis sind ennast inspireeris seda teed valima? Jah, sellest on nüüd omajagu pikk aeg möödas, aga ma mäletan umbes selliseid esimesi teadlikke samme mere poole oma maakodust Hiiumaalt, ja meil oli seal üks vana talumaja koos puutööruumiga ja ma alati kõik võimalikest lauajuppidest voolisin välja siis purjelaevad, alumiiniumtraadi panin mastideks ja siis A4 paberist lõikasin purjed ja siis käisin neid kogu aeg porilompides ujutamas. Ja see porilompis ujutamine lõppes üldjuhul sellega, et kas mul oli siis nohu järgmine päev või palavik. Ja siis minu vanaema ütles, et sa oled ikka üks lootusetu tüüp, et ju sinust kord meremees või laevaehitaja saab. Ja see, ma arvan, oli vanuses kuskil 3 või 4.
nii et sellest alates olen ma merega olnud seotud. Minu suguvõsas on juhtunud niimoodi, et päris mitmed sugulased ja ka minu isa on olnud või on praegugi meremehed ja merendusega seotud ja eks see siis on mind inspireerinud ja võib-olla sellised erksamad mälupildid veel lapsepõlvest, et ma olin nii elevil näiteks, et kui ma sain isale laeva külla minna. Või näiteks ma mäletan seda, et kui isa sõitis ühe laeva peal, mis külastas ka Pärnu sadamat, ma usun, et enamus inimesi on Pärnus käinud, teab, kus see sadam on ja teab, kus on Pärnu muul ja siis ma ükskord ootasin teda peaaegu terve päev seal muuli otsas, kui ta suure laevaga tuli ja siis terve tee sealt muuli otsas kuni sadama väravateni jooksin kaasa ja hõiskasin ja karjusin suurest rõõmust. Nii et jah, et see minu tee mereni ja merenduseni sai alguse väga väiksest lapsepõlvest. Ja mainisid oma seda maakodu Hiiumaal, et kas ma olen siis õigel teel, et ka see nimi Leiger ju kuidagi on ju Hiiumaaga seotud? No jah, täpselt, et kui nüüd minna sinna Kalevipoja aega tagasi, siis Hiiumaa vägilanna oli teatavasti Leiger ja seesama Leiger on minu vana ja veel 1000 korda vanaisa. Ahah, aga sinu isa Lembit Leiger oli ju tegelikult vanemmehaanik Estonia parvlaeval. Kui palju mõjutas tema karjäär ja ka lõpus tegelikult see traagiline sündmus sinu elu ja karjäärivalikuid? Ja tõsi, et minu isa sõitis väga mitmetel laevadel, suurtel üle 300 meetristel viljalaevadel, väiksematel rooloolaevadel ja lõpuks ka siis sellisel Eesti lipulaeval seal 90ndate alguses kui parvlaev Estonia. Ja parvlaev Estonia on kindlasti väga paljude inimeste saatust mõjutanud, sealhulgas ka minu oma, aga ta on kindlasti andnud suure panuse merenduse ohutumaks muutmisele, mitmeid regulatsioone just, mis puudutavad turvalisust merel, on pärast seda väga palju muudetud. Merealane õppe on suuresti ka muutunud tänu Estoniaga juhtunule, ehk me näiteks õppetöös pöörame hästi palju tähelepanu just turvalisusele ja ohutusele. Aga uskuge mind või mitte, et vaatamata sellele kurvale sündmusele, mis siis 94 aastal juhtus ja meie perega väga isiklikult puudutas, mind ei heidutanud see nii-öelda oma meremehe karjääri osas muid valikuid tegema, ehk siis kindel siht oli ees ja minna toona siis Mereakadeemiasse ja kuhu ma läksin ja muuseas sellest Estonia õnnetuspaigast ma olen üle sõitnud umbes, ma arvan, mingisugune 700 või 800 korda, sest saatus minu meremehe karjääris viis mind sellisele laevaliinile nagu Tallinn-Stockholm, ehk kus Estoniagi sõitis, aga siis alguses ka Estline'is ja hiljem Tallinkis ja tõesti ma siis üle 5 aasta seda liini sõitsin ja piltlikult öeldes iga päev siis Tallinna ja Stockholmi vahet traageldasin. Aga meil on kindlasti täna ka neid kuulajaid, keda võib-olla selline meri ei ole lapsepõlvest saati sidunud. Et kui me natuke nendest karjäärivõimalustest ja perspektiividest üldse noorele inimesele räägime, siis merendus on tegelikult ju palju laiem valdkond, et ei ole ainult laevajuhtimine või masinaruumis töötamine. Et milliseid karjäärivõimalusi seal tegelikult veel on, millest ehk noored ei olegi teadlikud? No absoluutselt, et meri ju eelkõige ju ühendab nii rahvaid kui maid. Ja kui siis vaadata seda meie armast maamuna või kera, siis 2/3 sellest moodustab ju meri. Ja tõesti merega seotud elukutseid, ameteid on sadu, kui mitte tuhandeid. Me võime siit võtta, hakkame merepõhjast tulema ja lähme meresambani välja ja kõik, mis sinna vahepeale jääb, olgu see siis nii-öelda merebioloogia, ökoloogia, maavarade kaevandamine, seal veesamba peal ehk merel siis laevaliiklus, laevateed,
siis kogu see logistika seal peal ja nii edasi. Nüüd, kui tulla nagu veidi kitsamalt selle juurde, mida meie siin TalTech Eesti Mereakadeemias pakume, siis tõesti laeva juhtimist, laevamehaanikat, nagu sa ütlesid, me õpetame, ehk siis need noored, kes tunnevad, et tahaks siis oma elu merega siduda just nii-öelda seal laeva peal töötades, siis need on meil väga suurepärased võimalused. Aga ega ju seda laeva ei ole vaja ainult laeva pärast. Laeva ikkagi, laeval on teatavad otstarbed, üldjuhul laevaga veetakse kaupa, inimesi, mingisuguseid seadmeid, muidugi on ka väga palju spetsiifilisi uurimislaevu ja nii edasi, või eriotstarbelisi. Aga ehk siis peamiselt ju laevade otstarve on see, et toimetada mingisugused kaubad ühest kohast teise. Lihtne näite näiteks, et kui laevad ei sõidaks, me teame, et maailmas 90% kogu transporditavast kaubast mingil hetkel siis veetakse meritsi. Ehk siis piltlikult öeldes, kui laevaliiklus täna seiskuks, siis paari nädala pärast poest enam Nike tossa ei saa, sest ka kõik need jõuavad siia laevadega või mis iganes kaupu, banaane, ananasse, mida veel, eks. Ehk siis tõesti veel merendussektoris väga huvitavad populaarsed töökohad, valdkonnad, mida meiega õpetame, näiteks mereveondus, ehk siis kuidas neid kaupasid transportida ühest sadamast teiseks. Siis laevad ju teatavasti peavad kuidagi navigeerima, ehk siis veeteede ohutus, veeteede planeerimine, kõik selline osa, et meremärgid oleks õigesti paigaldatud, laevateed ohutud, täna väga aktuaalne, aina nutikamad laevad, isesõitvad laevad, kõik, kuidas see taristu vee peal vastaks sellele, ja näiteks need, kes tulevad või soovivad ennast merendusega siduda magistritasemel, meil on hästi palju õppekavades digitaliseerimise teemasid, roheteemasid, kõik see, mis on tänapäeval nagu hästi selline oluline, et üks sektor, mina ütleks, et üks suurimaid sektorid maakeral ehk merendussektor saaks hästi toimida. Nii, aga nüüd kohe provokatiivselt sinult küsingi, et kui meil varsti tehisintellekt võtab kõik üle ja on isesõitvad laevad, et kas siis üldse seda laeva kaptenit enam vaja on ja äkki on laev hoopis nii nutikas, et ta leiab ise need kõige turvalisemad mereteed üles, et neid ei peagi võib-olla tähistama? Kui nüüd AI kõik üle võtab, siis ei ole enam midagi teha. Aga nii palju, kui mina olen aru saanud, et ikkagi AI võtab üle siis lihtsamaid töid ehk inimesele jäävad nutikamad, olulisemad tööd ja tegevused. Ja siit tegelikult ka merendussektoril on väga palju tegelikult õppida ja areneda ja kas või see sama, et kui tulevad mingil hetkel laevad, kus ei ole vaja laeva pardal meeskonda, siis on igal juhul vaja meeskonda, kes selle laevaga nii-öelda distantsilt opereerib, kes seda hooldab, kes jälgib selle liiklemist, kes korraldab seda ja kes vajadusel saab siis juhtimise üle võtta. Ja selliseid ettevalmistusi muuseas meie ka Mereakadeemias teeme. Me arendame distantsilt juhitavaid laevu, näiteks meie õppelaeva näitel, me oma simulaatorikeskuses, kus meil on suured laevasillad, laeva masinaruumid, näiteks täna väga agaralt koos Riigilaevastiku ja Transpordiametiga juba arendame sellist distantsilt navigeerimise võimekust, näiteks, et lootsid ei pea tulevikus enam minema laeva pardale, vaid saavad seda distantsilt teha ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see, et kui AI tuleb peale ja selline automatiseerituse tase kasvab, see tähendab merendussektorile seda, et jah, mingi hetk ei ole vaja selliseid klassikalisi, võib-olla sellistest vanadest purjelaeva ajastust meile kangastuvaid madruseid laevareelingutel jooksmas, vaid vaja on hoopis selliseid teise tüübilisi, teise teadmise ja spetsiifikaga spetsialiste.
Et rääkisime ka palju sellest digipöördest ja rohepöördest merenduses, aga meil on näiteks tihtilugu noortele järjest olulisemad ka keskkonnahoiu teemad, et kas sa näed seal ka hästi mõju nüüd merendussektorile juba? Et võiks olla midagi, mida hoopis võib-olla keskkonnahuviline õpilane võiks leida ja õppida? Jaa, muidugi. No näiteks üks suurimaid nii-öelda rohepöördega seotud kohtasi või kuidas neid eesmärke saavutada on ju läbi digitaliseerimise. Ehk siis, et me kasutame ära paremini nii-öelda neid kaasaegseid digitaalseid võimalusi, ütleme siis keskkonnahoius. Noh, ma võin siin näite tuua näiteks, et teatavasti laevad on ju suured, nad võtavad palju kütust, jah, aga samas on laevandus kõige keskkonnasõbralikum transpordiviis. Ehk siis selle ühe suure laevaga lihtsalt saab nii palju kaupa korraga transportida ja kui see taandada nüüd, ma ei tea, üheks Nike tossuks näiteks, mis näite ma siin ennem tõin, on väga suur vahe, kui see Nike toss tuua lennukiga kuskilt Jaapanist või kus iganes Lõuna-Koreas neid tehakse, eks, või tuua ta laevaga siia, siis see keskkonna jalajälg laevaga tuues on 100 kordi väiksem. Ja merendussektoris on väga palju kohti, kus ütleme sellised roheteemad sisse tulevad. No näiteks alternatiivsed kütused, mida laevadel kasutada, seesama digitaliseerimise erinevad tehnoloogiad, arvutada kas või näiteks välja seda või luua sellised programmid, mis arvestaksid välja laeva teekonna, arvestades, ma ei tea, hoovusid, temperatuure, tuule suunda, seda aega, mille jooksul on vaja sadamasse jõuda. Nii et jah, nendele noortele, kes kuidagi tunnevad, et nad tahaksid nagu kuidagi sellise roheteemadega tegeleda, siis merendussektor pakub väga-väga palju võimalusi. Ja lihtsalt jällegi üks näide, et mu jutt ei oleks selline ümmargune, et me iga aastal korraldame siis merendusteemalisi häkatone. Ja see aasta oli juba järjekorras 4. Ja meie häkaton keskendus seekord siis rohekoridoride teemadele. Ehk siis sellised algatused näiteks, et Tallinn-Helsingi vahel tekiks mingi hetk selline laevade koridor, kus meil on täpselt teada, milline on CO2 jalajälg ja siis me saame seda monitoorida näiteks, et kui me teeme seal mingisuguseid muudatusi, kasutame keskkonnasõbralikumaid kütuseid või kalda elektrit või mis iganes, kui laevad sadamates on, et kui palju siis see keskkonna jalajälg väheneb, lõpuks kuni selleni välja, et see on 0. Nii et saan aru, et Mereakadeemia tudengid suure tõenäosusega võivad olla ka täiesti sellised suured elumuutjad, et nii nagu meie see episoodi nimigi Tuleviku lainelööjad. Jaa, täpselt. Et selles mõttes Mereakadeemia tudengitel on alati üks väga suur eelis vähemalt ja see on see, et ükski tudeng ei saa ilma merendustalast haridust omamata minna tööle merele, aga kõik Mereakadeemia tudengid saavad tulla merelt tööle maale ja oma need oskused väga edukalt ka siin maa peal teistes sektorites rakendada. Jah, aga vaata, kui noored mõtlevadki oma edasiõppimise valikutele, siis tihtilugu ongi määravaks see, et kui palju nad siis tulevikus ka palka võiksid saada. Et kuidas siis sellega on? Et kas Mereakadeemia lõpetajad rikkaks ka saavad? Jah, vaata rikkus on selline kahe otsaga asi, et ühele võib-olla on see rikas olemine see, et kui palju 100 või 1000 eurosid minu pangaarvel on, teisel see, et kui ilus või tore maja mul on ja kolmandaks või võib-olla kolmandale see, et kui palju häid sõpru mul on, neljandale ma ei tea, kui palju teadmisi ja kui huvitavat tööd ma saan teha. Aga merendusega seotud ametid on ühiskonnas tegelikult hästi tasustatud, et näiteks Tallinna Tehnikaülikool saab siis iga aasta ülevaateid Maksuametilt erinevate õppekavade lõpetajate töötasude osas, eks, et ühesõnaga, et kui suur on inimese töötasu pärast ülikooli lõpetamist 1 aasta, eks, et 1 aasta pärast, vabandust. Ja Mereakadeemia mitmed erialad on päris ülikooli topis, nii et ei jääme sugugi alla headele inseneridele ega IT-spetsialistidele. Aga
iga ülikooliga käib alati kaasas ka selline tudengielu, et kuidas Mereakadeemias on, et kas peale loenguid lähevad tudengid koju oma toimetuste juurde või toimub midagi vahvat ja ühist ka? No Mereakadeemias on esiteks väga ägedad tudengid, ja see tõesti, see teeb minu silma nagu alati rõõmsaks ja meil on väga aktiivsed tudengid ja nad siin suure ülikooli sees paistavad ka väga hästi silma. Ja see maja, kes ei ole veel käinud, ei tea, võib guugeldada, vaadata või veel parem sõitke trammi või bussiga kohale. Uksed on alati avatud, asub Kopli poolsaare lõpus. See maja on väga tudengisõbralik. Meil on kokku umbes 500 tudengit. Meil on hästi ägedad auditooriumid, hästi palju vaba aja veetmise ruume, selliseid rühmatöö ruume, ma ei tea, tudengitele oma puhkeruumid, köögid, kõik sellised võimalused. Ja mis tudengielu veel puudutab, siis muidugi tudengid on aktiivsed kogu siin ülikooli peal, aga näiteks Mereakadeemia üliõpilaskogu on hästi aktiivne, siis meil on nüüd loomisel Mereakadeemia purjetamisklubi. Mereakadeemial on ju auditooriumid mitte ainult Kopli 101 õppehoones, vaid ka merel, ehk siis meil on õppelaev ja väga korralik kaasaegne purjejaht ja see üliõpilasorganisatsioon saab siis selle jahi enda kasutusse, et näiteks erinevatest regattidest osa võtta, eks, et jah, et kõik võimalused selliseks aktiivseks tudengieluks nii Mereakadeemia spetsiifilisemad kui ka ülikoolis on väga laiad. Aga mis teeb Mereakadeemias õppimise veel eriliseks võrreldes teiste ülikoolidega või kas või TalTechi endaga? Et mina olen kuulnud, et siin saavad tudengid isegi kõhutäis. On see üldse tõsi ja mida veel? Ja, no ma loodan, et tudengid saavad igal pool lõpuks kõhutäis, sest muidu nagu ei tule õppimisest suurt midagi välja. Aga Mereakadeemias on tõesti see privileeg, et need erialad, mis siis saavad nii-öelda olema seotud otseselt tulevikus laevaga ehk laevajuhid, laevamehaanikud, siis nendel on siis ette nähtud ka 3 korda päevas tasuta toitlustus. See on privileeg ja see on meie tudengite seas väga populaarne, sest teatavasti söömine on üsna kulukas lõbu ja teine, mis meid veel kindlasti eristab, on see, et meie tudengitel siis jällegi nendel, kes laevade peale hiljem tööle lähevad, on koolivorm. Ehk siis tõesti pagunitõlal ja lipp sees ja see on tõesti midagi sellist, mis neid eristab ja kohe, kui värsked tudengid vormi saavad, siis on kuidagi kohe selgelt akadeemia peal näha, et see selg on sirgem ja tekib selline kogukonna tunnetus või tunne. Nii et vormi kantakse uhkusega? No vormi tulebki uhkusega kanda. Aga küsimus veel sulle, et kui sa saaksid midagi veel uut õppida ja meil ju saadki, sellepärast, et räägitakse ju kogu aeg elukestvast õppest, et mida sa täna veel valiksid? Ja muuseas ma õpin tänasel päeval ka. Iga päev õpin midagi, aga tegelikult vaikselt teen oma doktoriõpinguid Riia Tehnikaülikoolis, et ma ei ole küll seal väga kiire edeneja lihtsalt, et tööd on nii palju. Aga tõesti minu soovitus tegelikult kõikidele noortele on see, et õppige erinevaid asju. Ja näiteks ülikoolis ja ka Mereakadeemias, kui te olete mingi eriala valinud, siis teil on põhimõtteliselt lõpmatu arv loenguid võimalik võtta ka üldse mitte selle erialaga seonduvalt. Ehk siis me kutsume neid ülikoolis vaba aineteks ja neid võib üle ülikooli võtta. Ja minu soovitus on ka see, et ärge piirduge ainult võib-olla bakalaureuse õpingutega, et käige vahepeal tööl, siis mõned aastad, siis tulge tagasi, valige võib-olla, et mingi teine eriala juurde. Minu enda näitel, et jah, ma lõpetasin Mereakadeemia kunagi laevamehaanika insenerina, sõitsin 6 aastat merdeks, siis mõtlesin, et nüüd oleks aeg juurde õppida, mõtlesin, et mida ma õpiks, et teha nii-öelda ennast
tööturul atraktiivsemaks ja toona siis just läks väga popiks sihuke keskkonnatehnoloogia ja keskkonnakorraldus. Läksin, õppisingi Tallinna Ülikoolis keskkonnakorraldust ja see andis mulle nii palju nii-öelda väärtust juurde, et ma siis töötasin Tartu Ülikooli juures ja ka siis Mereakadeemias paralleelselt ja tegelesin näiteks siukse merekeskkonnaalaste suuremahuliste projektide juhtimise ja koordineerimisega, eks. Ja oma doktoriõpinguid, kui ma alustasin, siis ma mõtlesin, et nüüd võiks seda sellist meretehnoloogia aspekti sinna juurde võtta, eks. Et jällegi, et ennast nagu täiendada, olla atraktiivsem, teha huvitavamat tööd, nii et siit üleskutse ka noortele, et tõesti kombineeriga oma haridust erinevatel astmetel ja just erinevatest valdkondadest ja pange nagu teie jaoks see kõige ägedam pakett kokku. Et saan aru, et seda õppimise otsust ei pea ju seal gümnaasiumi lõpus tegema niimoodi ühe korra ja lõplikult terveks eluks, et on täiesti mõistlik õppida erinevates koolides erinevaid asju ja sealt seda oma eluteed niimoodi seada. Noh, põhimõtteliselt küll jah, et ma muidugi ütleme, et võib-olla päris nagu gümnaasiumi lõppu oma otsuse tegemisega ei maksaks jääda. Noh, lihtsalt näited, et näiteks, et kui soovid ennast merendusega siduda, ilmselt tasuks natukene nagu rohkem rõhku panna reaalainetele ja inglise keele oskus ei teeks paha, eks, kuigi see vist tänapäeva noored kõik räägivad seda. Aga samas näiteks, et kui sinus on kutsumus kindlasti ma ei tea, kunstnikuks hakata, siis ilmselt peaks rohkem võib-olla millegile teisele panustama. Et siis jah, et võib-olla võtta aega, mõelda läbi, teha need otsused, valikud mitte viimasel hetkel ja kui on nagu siis kahtlusi, et ma ei tea, kas mul meeldib üks või teine, sest näiteks meie sama Mereakadeemia näitel ootame väga ja võõrustame tegelikult väga aktiivselt siis just ütleme lõpuklasside, ma mõtlen siin 8-9 ja siis ka gümnaasiumiastme õpilasi ja näiteks meil väga erinevad koolid käivad külas. Meile saab tulla näiteks tudengivarjuks, väga populaarne projekt, et sa tuled, istud ühe tudengi juures terve päeva, külastad loenguid, kõike muud, seda tegevust sinna juurde ja just see mõte on selles, et sa saad siis nagu aimu, et et mulle näiteks, ma ei tea, tahan saada laevajuhiks, on ju, et mida see siis päriselt endast kujutab, sest mida teadlikuma ja kaalutletuma valiku sa teed, seda tegelikult suurem on sinu motivatsioon ja ka see tõenäosus, et sa oma õpingutes nagu edened ja ka ilusti lõpuni jõuad. Jah, et siin ka üleskutse kõikidele, kas koolijuhtidele või klassijuhatajatele, et tulla siis Mereakadeemiasse külla. Absoluutselt, meie uksed on avatud ja kontaktid on kodulehelt leitavad, nii et ootame väga. Tore, selle ma arvan, et nii mõningi kuulaja täna võtab üles ja paneb endale kõrva taha. Aga meil on selline mänguline küsimus ka alati külalisele. Et pane nüüd ennast sellesse rolli, et kui sa oleksid merendusminister ja sul oleks ikkagi täiesti piiramatu ressurss, mida sa praegu merendusvaldkonnas Eestis muudaksid? Kusjuures väga hea küsimus ja ma olen alati seda meelt olnud, et Eesti on mereriik ja Eestil muuseas peakski merendusminister olema. Äkki tuleb? Äkki tuleb kunagi, jah. Aga mida ma muudaksin, et ma tooks merenduse Eesti ühiskonnas rohkem pilti. Sest see on Eesti üks väga suur võimalus, mida me minu meelest ei ole nagu kõige otstarbekamalt ära kasutanud. Alates, ma ei tea, haridusest, sellest meie geograafilisest asukohast, ma ei tea, sellest potentsiaalist, mis meil on siin laevaehituse või remondi valdkonnas, kui ka nende ühendusteni välja, et mis meil siin on. Aga aitäh, Robert, inspireerivate mõtete eest. Et ennem kui me lõpetame, meil on ka kuulajamäng. Et kuulajale on küsimus, et kui sa saaksid nüüd valida ükskõik millise merendusega seotud ameti, siis mis see oleks?
kirjuta meile oma vastus Instagrami esimese episoodi postituse alla kommentaariumisse ja kõikide vastajate vahel me loosime välja siin taaskasutatavast materjalist koti tuleviku lainelööjate logoga. Et siin teatavasti õigeid ja valeseid vastuseid meil ei ole. Aga te kuulasite Eesti Mereakadeemia podcasti Tuleviku lainelööjad. Meil oli täna külas Mereakadeemia direktor Roomet Leiger. Mina olin teie saatejuht Ingeldri Naug. Järgmine episood on juba nädala pärast. Seal ootab meid ees uus inspireeriv külaline. Ärge unustage meid jälgida Spotify's ja sotsiaalmeedias ja et olla kursis uute episoodidega ja saada põnevaid merendusuudiseid. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmistes saadetes.